pea peal peas regelkõva meest ja kes ta on? Lapins, Lapins, Lapins. Oi, tere! Selles suhtes, ma ei nägin küll sellepärast, et ma ise panin selle kaamera siia, et ma ise, ta filmigi ennast enam, kaameramehe jaoks raha pole ja värki ja ohoh, õues on päris hea ilm. Mul tuligi mõte, äkki siis lähekski õue ja näitaks teile mingi street workout trikki, vaata päikseline ilm ja siis on nagu hea trenni teha, et siis õpetangi mingit trikki teile. Davai, siis otsime mingi koha, kus trenni teha, aga siin kodus ei saa teha, mingi naabrid ehitavad maja ja mingi müra käib, et siis lähme otsime mingi vaiksema koha. Oleme jõudnud siis kohaliku välijõusaali. Siin on suht palju atraktsioone, kus trenni teha ja siis ma mõtlesingi, et siin oleks ideaalne koht näidata teile, kuidas teha 3-6 push-up'i, ehk siis 360 kraadi kätekõverdus. See on päris rets trikk ja mõtlesin, et tõmbab tümmi käima, näitan teile, siis teen sihukese väikse tutoriali. Kui ta pole veel aimu, milline see trikk välja näeb, siis ma kohe näitan teile. Davai, tümm käima. Siin on mingi tuuleiil. Kurat, haiget tegin endale. Vahet pole, aga katse 2. Davai. Nüüd ma näitangi teile step by step, et kuidas jõuda selle trikini, kuidas saada nii kõvaks meheks nagu Lapins või mõni kõvem mees, et davai. Ja esimene asi on see, et sul peab olema piisav plahvatus selle triki jaoks. Sa pead suutma teha selja taha plaksuga kätekõverduse. Seal on 3-6 push-upi juures on oluline see, et kui sa kukud, et sul on piisavalt rinnajõudu, et sa suudad selle hoo peatada. Et sa jääd kinni vaata, et siis ma näitan kohe teile selja taha plaksuga push-upi. Ja siis vaadake, ma suudan selle hoo kinni pidada, nii et mu rind maha ei lähe. Ja siis ongi nagu algus, kui te suuda selja taha plaksu ära teha, siis on see, et te saate natukene pepuga nagu hoogu juurde, vaata, et nagu ongi, et te saate täitsa niimoodi ka teha. See on natuke lihtsam, aga oluline olekski see, et sa suudad nagu täiesti sirgelt teha ja sa suudad selle kinni peatada. Nüüd vaadake mind ja niimoodi. See on siuke kukkumine ja mul on lihas nii tugev, ma suudan selle kinni pidada. Ja nii, kui teil see asi on juba selge, siis lähme juba 3-6 juurde. Ja 3-6 juures ei ole see, et oluline, et sa teed ringi ära, vaid oluline on see, et sa paned jala niimoodi maa. Oletame, sa saad niimoodi push-up asendis on. Kui sa surud ennast maast ülesse, siis on oluline, et sul jalg läheks niimoodi. Ja sa surud ennast selle sama jalaga maast õhku. See ongi 3-6 juures eriline, et sa surud ennast jalaga maast õhku ja sa selle sama jalaga sa saad hoogu juurde. Nii ma olen nii pidi, et te saaksite paremini vaadata. Ja tegelikult ma olen seljaga. Nii. Ja nüüd vaadake. Ilus pepu on. Aga nii. Ja kui ma surun. Niimoodi. Kui te saate aru, kuidas see asi käib, siis tehke niimoodi, et pange jalg maha ja siis suruge ennast jalaga ülesse ja tehke üks väike plaks. No nii, ja kui see on ka jumala lihtne, mõtlete, et lebo, et läks edasi, no siis hakkame pööret harjutama. Ja oluline olekski see, et kui te hakkate alguses harjutama, et ärge minge kohe mingi tellise peale tegema, et tehke kuskil pehme pinna peal, nagu näiteks mina muru peal. Juhtu midagi, natukene saad marraskile käitu, aga pole hullu. Lõpuks on oluline see, et sa selle triki ära teed. Oletame, et ma teen seda trikki nüüd esimest korda ja ma ei tee seda kohe ära. Aga oluline on see, et sa teed ringi ära. Ja nagu ma ei suuda ennast rinnaga kinni püüda, Ja alguses ongi see, kui sa lähed natukene kõrvale, pole hullu. Peaasi, et sa 360 kraadi ära teed. See on nagu, mina õppisin samamoodi. Alguses ei tulnud välja, aga nüüd tuleb nagu ma ei tea, vedada vankriga ratsuhobuse paska või midagi, mida iganes vahet pole. Kui sa lähedki 3-6 push-upi, siis on oluline see, et sa keerad kätega ees. Nagu keeravad ees ära. Et sa saaksid kohe kinni püüda nii-öelda selle liikumise. Eks ma slow motion näete ka kohe, kuidas mul käed liiguvad, et ma püüan selle kinni. Lebo, selles suhtes ongi see tehniline suht. Mõeldakse küll, et räägib powerit on vaja. Ei ole, sul natukene jõudu vaja ja oskad pöörata. Õppetunne läbi selles suhtes. Ja nüüd, kui te olete selle video läbi vaadanud, te olete harjutanud ja olete natuke rohkem harjutanud, siis te peaksite suutma midagi sellist. Lapins muusikud.
Streets Workoutser, jõu, davai, nüüd läheb kurjalt, jõu. Eile oli rämel. Kõige next leveli on see, kui sa lihtsalt lased järjest 3 kuutesi nagu karussel. Lihtsalt sa väsid ära. Sa mitte sa väsi ära, vaid sa pea hakkab ringi käima nii, et sa lõpuks väsid ära. Ütlesin talle poju. Käin kuselt, tulen kohe tagasi, tulles tagasi. Naine oli läinud, võtnud nuudlik kaasa. Türa minu tulevane abikaasa. Kurat, läksin räigelt närvi, tegin üle küla lärmi, ka räigelt lärmi. Nii see asi käibki. Ja no nii, ma loodan, et teil oli sellest värgist siin kasu. Ma tahaksin tänada kõiki need inimesi, kes aitasid selle video valmimisel. Ehk siis kaameramees Martis Lapins, näitleja Martis Lapins, töötleja Martis Lapins, stsenarist Martis Lapins, dekoratsioonid Martis Lapins. Okei, tegin nalja. Tahaksin tänada teid, kes te kõik vaatate seda. Ja ma tahaksin tänada ka teid, kes te ütlete, kuidas te sellest kasu oli. Näiteks nädal aega hiljem, kui te olete ära õppinud, saatke mulle video ja öelge, mis te arvate. Aga noh, thanks ja ma loodan, et sellest asjast on kasu teile, sest siis võib-olla ma teen isegi veel mõne siukse tõsisema Streets Workouts video, kus ma õpetan teile mingit trikki või midagi sellist ja teen teist sama kõva Streets Workoutseri nagu mina. Davai, hashtag 36 on elu. Pea peal peas, räigelt kõva mees, tead küll, kes ta on. Lapins.